ja ma juhataksin sisse meie järgmise külalise. Tõnis Merkuljev on ettevõtja, investor ja visionäär. 2015 aastal asutasid koos Marko Oologa investeerimisklubi ning hakkasid hiljem korraldama investeerimisfestivali. Investeerimisfestival on üks Baltikumi, kui mitte ka Euroopa suurimaid investeerimisega seotud sündmusi või siis investorite kokkutuleku kohti, mis sellel aastal jaanuaris sai investor Toomase konverentsil ka sellise tunnustuse nagu aasta investeerimistegu 2022. Teeme aplausi Tõnis Merkuljev. Palun lavale. Tere, väga meeldiv. Sul on selles mõttes teistmoodi roll, et tavaliselt sa oled sellise asja ise kokku pannud, on ju? Jah, et tavaliselt olen ise pidanud kuskil siin kulisside taga ringi jooksma. Mul meenub selle üritusega meie esimene. See kandis siis nime Investorite suvepäev. Me tegime seda laululaval. Siis meil oli ka telk ja siis ma mäletan, kuidas ma jooksin wrappide järgi. Poole mingi esinemise ajalt jooksin kiiresti välja, hüppasin autosse, sõitsin mingi 60-70 wrappi järgi ja siis kõik osalejad said siis wrappi süüa. Et ma kujutan ette, kui suur töö see on, et tegelikult väga võimsa asja olete kokku pannud ja suur au ja kiitus teile. Aga sellest me tegelikult rääkima hakkamegi, et miks me selle asja üldse kokku oleme pannud, et selles olete ka teie nagu Eesti investeerimismaastikul nagu selles mõttes süüdi. Et teil oli, enne kui lähme sinna selle klubi ja investeerimisfestivali teemade juurde, et minu tutvustus oli nagu väga lühike, et kuidas sina jõudsid investeerimise juurde ja mis oli see nagu kõige olulisem punkt või mis sind mõjutas, mida sa nägid või tahtsid saavutada või oli sinu miks? Jah, et mina alustasin investeerimisega kuskil 10 aastat tagasi. Et 2008 teenisin aega, tegelikult 2009 teenisin aega pioneeripataljonis ja siis enne sõjaväkke minekut ma tegin oma esimese investeeringu, ostsin siis hõbemündi. Ja mäletan seda investeeringut, kuidas ma värisevalt läksin sinna Davidi kassasse, ostsin endale selle mündi. Arvasin, et ma tegin nüüd megadiili ja kõik jälitavad mind, natukene paranoiline. Läksin selle hõbemündiga siis sealt minema ja mõtlesin, et ma olen nüüd suur investor. Ostsin endale siis selle 20 eurose mündi. Minu meelest see oli siis veel krooni aeg, kui ma selle mündi ostsin. Ma täpselt nüüd ei mäleta, et nii palju aega on möödas. Aga see oli minu esimene investeering ja siis minu teised 2 investeeringut oli SEB pangas oli siis kas mingi maailma aktsiate ja Aasia aktsiate fond. Ja siis hakkasin lugema erinevaid raamatuid ja ma arvan, et see oli 12. klassi lõpp, kui ma sain kogusin endale mingi suurema portsu raha ja siis esimese asjana, mis ma tegin, ma ostsin kõik Robert Kiyosaki raamatud ära. Ostsin kõik, et mis võimalik oli Rikas isa, vaene isa, siis oli Rahavoog kvadrant, siis oli investeerimisteekond, mingi investeerimise õpik, selline hästi paks raamat ja siis sealt ma sain oma sellise esimese põhja, sest et tollel ajal ei olnud väga palju mingit muud kirjandust ja tollel ajal ei olnud ka mingeid klubisid, ei olnud ka väga mingeid kokkusaamisi. Et üks kokkusaamine oli, mis mind väga palju liigutas ja mõjutas, oli Ärikatel, tegi sellist nagu rahakonverentsi. Ja siis seal ma käisin, seal ma sain hästi palju häid mõtteid, siis erinevad pankurid rääkisid, jagasid. Ja võib-olla kõige muutvam selline kogemus, üks, mis pani kindlasti mulle ühe sellise alustala oli see, et kunagi käis Eestis selline mees nagu Owen O'Malley ja tema kaupleb optsioonidega ja siis Tartus korraldasid ühed mu tuttavad siis, kes ka nagu Cashflow klubi korraldasid,
tema nii-öelda seda klubi presentatsiooni ja siis tema tuli rääkima sellistest veidratest asjadest nagu optsioonid ja siis mulle tundus väga põnev, et mina nüüd tahan saada optsioonikauplejaks, lähen kohe sisse ja siis seal tehti selline nagu virtuaaltreid, kus sa pidid nagu ostma ja müüma ja ma võitsin selle ära ja sain 100 eurot ja siis ma teadsin, nüüd ma olen mega optsioonikaupleja ja nüüd ma hakkan ainult optsioone õppima. Ja see oli kõige lollam otsus, mis ma oma elus tegin, aga samas teiselt poolt oli see hea otsus, sest et see pani mind väga suurele nagu selle õpiteekonnale. Miks see loll oli, ma lihtsalt räägin ära siia kohe, sellepärast et ma võtsin õppelaenu ja siis ma õppelaenu eest ostsin SLV. SLV on siis hõbeda ETF ehk siis hõbeda fond. Ma ostsin selle call optsiooni kuuajase ja panin sinna sisse 2000 euri ja mu tees oli see, et kuu aja lõppedes, kui see optsioon aegub, ma tulen välja sealt siis 8000 euroga ja 2 päeva hiljem oli see optsioonitehing väärt 3000 eurot, mis iga normaalne treider oleks sellest optsioonitehingust välja tulnud või kaupleja, siis mina ütlesin, ei, mis 3000 eurot, et minu tees on 8000. Ühesõnaga, kogu minu õppelaenu raha läks sinna selle treidi alla, et keegi sai väga rikkaks. Mina jäin siis oma õppelaenu osast nagu ilma. Tundub siuke samasugune õppetund, nagu me ennem kuulsime, et laenurahaga minna kuskile ennem midagi kogemusi omamata. Aga samas see oli nagu selles mõttes hea kogemus mul kohe alguses, karjääri alguses 20-ndates. Eluenergiat on palju, töökoht ei ole probleem, alati saan tööle minna, alati saan väärtust luua. Ja ma ei kahetse, et ma selle otsuse tegin. See vastupidi pani mind mõtlema, et mida ma nüüd paremini saan teha. Ja siis kaitseväe ajal siis enamus aega, mis ma tegin vaba ajast, ma lugesin investeerimisalaseid raamatuid. Mõte oli see, et kui ma kaitsvast välja tulen, et siis ma olen omandanud mingisuguse finantsilise teadmise, et ma saaksin nii-öelda palgatööst teenitud rahast säästa ja siis seda kuidagi investeerida. Et seal, ma ei tea, kes teist on kokku puutunud sellise mehega nagu Robert Kiyosaki, lugenud tema raamatuid. Okay? Et siis seal põhimõtteliselt tal on nagu hästi lihtsalt rahavoog kvadrant, et on selline rist, siis ühel pool risti on töötaja, siis on FIE ja teisel pool risti on siis ettevõtja ja investor. Ja tema räägib oma raamatus, et põhimõtteliselt sa pead alustama siis nagu tavaline inimene alustab siis töötajast, liigub vaikselt FIE-na, hakkab mingit väärtust looma, ta muutub ettevõtjaks ja siis läheb investoriks. Aga mina mõtlesin, mis mõttes, et ma tahan kohe minna investoriks, et käin tööl ja tegelen investeerimisega. Nüüd tagantjärgi pigem ma ütleks nüüd oma selle 10-aastase kogemuse peal, et pigem tegeleda ettevõtlusega ja ettevõtlusest teenitud siis tulust investeerida on palju mõistlikum ajakasutus ja palju põnevam ja palju huvitavam ja palju ägedam kogemus, kui teha rasket tööd ja siis säästa ja siis säästetud rahast investeerida. Mis on ka väga hea viis, et kui sa saad väga heasse ettevõttesse tööle, kus on väga hea arenguvõimalus, miks mitte. Aga minul see teekond ei olnud päris selline, et ma töötasin oma karjääri alguses kohvikus vanem teenindajana, seega palgaraha ma investeerisin, jotsist elasin. Et siis selline oli minu algus. Et jah, ma ei tea. Väga huvitav, aga kuidas sa sealt nüüd oled edasi läinud, et mis sul täna siis see 10 aastat nii-öelda sa veeretad seda lumepalli, hakkasid vahepeal, said aru, et tegelikult ettevõtlusega on mõistlik luua väärtust, kaasata inimesi ja siis sealt saadavat tulu nagu panna erinevatesse siis passiivsematesse varadesse. Et mis sind nagu kõige rohkem kõnetab, millega sa tegeled investeerimisel? Kas sa saaksid natuke täpsustada? Varaklassid või? Mis varaklassid? Kas see on kinnisvara, aktsiad või mis sul on seal? Alati on mind huvitanud pigem riskantsemad varaklassid.
et aru saada. Ma olen nagu selline inimene, et ma alati lähen hästi nagu selliste kõige keerulisemate sõnavarade kallale ja proovin aru saada, et mis asi on optsioon, mis asi on call optsioon, put optsioon, mis asi on derivatiiv, futuur, mingid sellised veidrad sõnad, millest ma mitte midagi aru ei saanud siis. Et siis ma läksin ja proovisin aru saada nagu tagantpoolt ettepoole. Aga reaalselt täna ma alustasin siis nendest keerulistest sõnavaradest, aga kui vaadata minu portfellit täna, siis minu portfell baseerub sellisel investeerimispüramiidi põhimõttel ja investeerimispüramiid koosneb siis 4 osast. Püramiidi alumine osa on stabiilsed varaklassid, mis toovad sulle stabiilset rahavoogu. Sinna alla kuuluvad kinnisvara, sinna alla kuuluvad raha, sinna alla kuulub ka siis sellised stabiilsed ettevõtted, mis toodavad dividende. Siis teine püramiidi nagu teine tipp, sinna alumisse tippu võiks panna 40% oma varadest, on selle teooria nii-öelda. Ja teine osa, kuhu sa võiksid panna 30% oma varadest, on siis juba sellised dividendiaktsiad, võib-olla mingid muud kindlamad siis võlakirjad, sellised rahulikumad, mis toovad sulle ka nagu stabiilset sissetulekut, hoiavad sinu väärtust, nagu raha väärtust ja toovad ka mingit rahavoogu, aga mis ei ole nii konservatiivsed nagu kinnisvara. Ehk siis 70% ja täna mul ongi umbes 70% niimoodi selles püramiidi alumises osas. Nüüd järgmine siis 20%, et hakkab joonistuma selline püramiid. Seal võiksid olla sul siis sellised kasvuettevõtted, võib-olla natukene riskantsemad ettevõtted, võib-olla seal võiksid olla eraisikulaenud läbi erinevate platvormide, Mintos, Oma Raha, teisi ei maini. Võib-olla siis seal võiksid olla ka mingisugused sellised ongi pigem nagu fondid, sinna võiksid kuuluda ka mingid sellised näiteks tehnoloogiaettevõtete fondid. Ja viimane 10% püramiidist on siis sellised riskantsemad varaklassid, näiteks nagu krüpto, optsioonitehingud ja erinevad sellised mingid treidid või startupidesse investeerimine. Ehk siis umbes niimoodi on täna minu portfell jaotunud, aga kui ma alustasin sealt ülevalt poolt, et ma alustasin, sest et seal on kõige suurem tootlus, aga mida ma ei tahtnud millest ma ei tahtnud rääkida väga ja millesse ma ei tahtnud süvedada, on risk. Et mulle meeldis ainult see tootluse number, aga see riski pool, palun ärge selgelt rääkige, et see nagu mind ei huvita, et ma tahan ainult seda tootlust kätte saada. Aga tootlus ilma riskita paraku ei käi, et siis kui sa tegeledki ainult selles nii-öelda kõige riskantsemas pooles, siis sa pead arvestama oma tehingute sisse seda riski. Et seal on, et sinu vara liigub väga volatiilselt ja seda me näeme täna ka krüptoturul, et kui volatiilselt näiteks krüptovarad liiguvad, et siis aga jah, umbes niimoodi on täna. Ma ei tea, kas see vastas su küsimusele? Jaa, et see on väga päris hea strateegia. Et mul on endal üpris sarnane, aga see ajas kujuneb niimoodi, et tihti kui inimesed alustavad ja satub portfelli kinnisvara, siis see juba tõstab seda päris palju. No ja see püramiidi teooria põhimõtteliselt räägib sellest, et kui sa teenid väga suure tootluse sellest ladvikust, sellest 10%, siis selle tootluse sa ei paiguta enam sinna 10%, vaid sa viid järjest alla. Et sa kogu aeg allokeerid oma seda portfelli, et see on nagu sinu portfell niimoodi, et su mingi osa sellest riskantsest treidist, mis sa nüüd teenisid, sa viid nagu allapoole ja viid järjest allapoole ja viid järjest allapoole, et su püramiid oleks kogu aeg stabiilne. Ja läbi ajaloo on siis see olnud kõige nagu stabiilsem nii-öelda portfell, mis teeniks sul siis stabiilset tootlust, riskikorrigeeritud tootlust. Väga hea, ma arvan, et sa oled rahul oma tööga, mis sa oled teinud 10 aastaga selle portfelli ehitamisel. Ma olen rahul ja, et ma maha rahunesin. Et said aru, et ma arvan, paljud me loeme ja näeme neid erinevaid sükest reklaami ka, et on sükest palju treidimist võite nii-öelda või et see on nagu lihtne igal ühel tehtav, et tõenäoliselt on, aga seda nõuab nagu ka mingit kooli on ju. Aga see oli nüüd nagu sinust ja üks hetk sa tundsid või te Markoga kuidagi koos investeerisite ja siis tundsite, et tegelikult ju tahaks midagi
teistega nagu jagada või teisi lugusid või kuulata teiste mõtteid ja kuidas see investeerimise klubi üldse alguse sai? Jah, et investeerimisklubiga oli niimoodi, et ma olen hästi selline sotsiaalne inimene ja sattusin sellisesse väga analüütilisesse keskkonda, et mis ma olen tähele pannud, et head investorid on pigem sellised, kes väga palju ei suhtle, et nad on pigem analüüsis sees või oma numbrites sees. Aga kuna mind nagu huvitas raha kasvatamine ja kuidas see investeerimine käib, siis tekkis selline mõte, et miks mitte nagu luua Eestisse selline kogukond, kus inimesed saavad käia koos, arutada investeerimisest. Me saame koos mingeid investeerimisteese arutada, me saame koos lugeda raamatuid, me saame koos kutsuda erinevaid investoreid meile rääkima. Alguses oli see puhtalt isiklik hasart, et teada saada, et mis on investeerimine, kuidas ise oma portfellit luua, kasvatada. Aga hiljem see muutus selliseks tugevaks missiooniks, et aidata kaasa jõukuse kasvule Eestis. Ja kui see hetk, kui see investeerimisklubi idee tekkis ja kui me hakkasime seda tegema, siis ma vaatasin ka sellist statistikat nagu Global Wealth Databook ja see on Credit Suisse'i poolt on kokku pandud, kus on võimalik vaadata, kui palju jõukust on täiskasvanutel inimestel kogunenud läbi aegade. Ma võin valetada siis, aga 2008-2009 oli see umbes niimoodi, et Eestis jõukust, kui sul oli jõukust miinusest ehk siis 0-st kuni 100 000-ni, sinna kuulus üle 80% inimesi. Ehk siis üle 80% eestlastest omas jõukust alla $100,000, mis täna on siis umbes $95,000. Kordan, siis 2008 aasta oli umbes selline seis, et üle 80% inimesi omas jõukus alla $100,000. Ja siis ma vaatasin seda numbrit ja siis ma mõtlesin, et see on küll põnev number, et ma tahaks sellest 100,000-st üle hüpata, et ma arvan, et see on saavutatav, et mis ma selleks tegema pean, et äkki mul õnnestub saada sinna, ma ei tea, 20% hulka või kuhugi sinna, ma alguses tahtsin lihtsalt sellest 100,000 piirist üle saada. Ja sellest hetkest, kui me siis hakkasime sellega tegelema, siis tegelikult minu meelest veel selle jõukuse statistika juurde minnes, 2008 aasta, kui ma õigesti mäletan, siis 0-st kuni 10 000, et siis alla 10 000 jõukus eestlastel, kellel oli alla 10 000, neid oli 60% kuskil. Ehk siis enamus eestlased olid sellises pigem nagu vaesemad, neil puudus selline finantsiline teadlikkus, nad ei säästnud kõik ja arusaadav ka, et toimus selline ülesehitamine veel ja siiamaani toimub see meeletu kiirusega ülesehitamine. Aga täna on selline seis, et kuskil 35% inimestest omab jõukust 0 kuni 10 000 ehk siis ja circa 75% kokku omab siis kuni 100 000-ni. Aga sinna üle 100 000 ja rohkem on ainult 15%. Ehk siis täna, kui te mõtlete oma mis iganes portfelli peale ja te mõtlete, et võiks saada selle 100 000-lise portfelli või teil on juba 100 000-line portfell või teil on oma kinnisvara, mis täna on 100 000 väärt, siis te kuulute 15%, ütleme, teil on natukene üle 100 000, siis te kuulute 15% kõige jõukama inimese hulka Eestis. Ehk siis see statistika nagu natukene pani mind mõtlema, et tegelikult vaata, räägitakse, et on mingi 20-80%, et on keegi, kes on seal 20 ja keegi on seal 80%. Aga tegelikult see 20% algab juba sellest, kui sul on kuskil 80 000 eurone portfell. Ja see oligi minu väike selline mõte, idee, kuidas nagu sinna liikuda ja siis kogu selle investeerimisklubi teekonnal me koostöös Rahandusministeeriumi ja hästi paljude teiste partneritega oleme tugevalt panustanud sellesse finantsharidusse, et kasvatada meie kogukonda ja lisan siia juurde, et mul on hullult hea meel
täna olla just siin Mulgimaal, sest et mulgid on olnud tegelikult ju eestlaste hulgas kõige edumeelsem nii-öelda siis rahvagrupp. Ma ei tea, kas te teadsite seda või? Kes teadis seda? Kes ei teadnud seda? Kes jättis hääletamata? Aha, osad jätsid hääletamata. Väga tore, vaata, ja siis üks ette jõudsite oma klubiga välja Tallinna ja seal need sündmused toimusid. Kas siis seal kuidagi mingitel miitingutel hakkas idanema see, et nüüd võiks nagu saada mingi suurema kamba kokku kuskil suvel? Kuskil 8 aastat tagasi, et tegelikult juba varem oli loodud selline nagu finantsvabaduse grupp, mis tuli Jaagu ühest koolitust välja. Ja siis seal finantsvabaduse grupis tekkis selline küsimus, et mis oleks, kui teeks investorite suvepäevad, saaks kokku, räägiks juttu ja siis meie just parasjagu Markoga olime täiega mingi jõhkra tuule tiibadesse saanud ja meil tekkis, et muidugi teeme ära. Ja siis tegime sellise esimese investorite suvepäeva ja umbes sama palju inimesi nagu täna siin oli siis investorite suvepäeval. Ja see oli väga äge kogemus, me mängisime seal läbi erinevaid portfelle, kuidas luua portfelle, erinevaid stsenaariumeid. Meil oli selline investeerimise mäng, mis tegelikult siiamaani me oleme seda mängu teinud natukene mingites erinevates versioonides festivalil. Aga me saime peale seda hästi positiivse tagasiside. Inimesed ütlesid, et väga äge oli, et võiks ka järgmine kord teha, et kindlasti tulge, tehke uuesti. Ja meil ei olnud kuidagi pääsu, siis me otsustasime, okei, teeme järgmine aasta uuesti. Siis järgmine aasta juba valisime järgmise koha, siis me läksime Kallaste tallu. Ja Kallaste talus tuli, siis me tegime 2-päevase, et siis said inimesed ka ööbida. Ja jälle inimesed ütlesid väga äge, et tehke jälle. Ja siis me kogu aeg niimoodi ja jälle inimesed ütlesid väga äge, tehke jälle, me tuleks uuesti. Ja nüüd siis eelmine aasta viimane kord me tegime Kallaste talus, siis tulid jälle inimesed ütlesid väga äge ja ka jälle tehke uuesti, me võtame sõbrad ka kaasa, siis mõtlesime, et aga ops, me enam ei mahu siia Kallaste tallu, et peaks kuhugi mujale kolima ja siis nüüd esimest korda toimub investeerimisfestival Toosikannus ja see on hästi suur maalapp, et seal me saame rahulikult kasvatada hästi võimsaks festivaliks, umbes mingi 100 000 inimest, rahvusvaheline investeerimisfestival, tulevad siis inimesed Londonist, igalt poolt Stockholmist. Aga lisan lihtsalt siia juurde, et see mõnes mõttes oli nali, aga teiselt poolt me korraldasime investeerimiskonverentsi Singapuris äripartner Mikk Talpsepaga ja seal oli üks mees, kellele ma rääkisin sellest investeerimisfestivalist. Ütlesin, et meil on sellised investorid, et nad käivad metsas, lõkke ääres üksteisele rääkimas. Joome õlut ja käime saunas ja vihtleme ja siis räägime investeerimisest ja siis ta ütles, et nagu, et mis asja, et mis investorid, kes need sellised, mis asja, et kuidas see võimalik on. Et sellist asja ei tehta. Ja siis ma rääkisin talle veel ja siis ta ütles, et kuule, et aga see tundub nagu ikkagi üliäge, et see on maailmas unikaalne, et ma olen nii paljudel erinevatel konverentsidel käinud, et ma ei ole mitte kunagi kuulnud ja näinud, et maailmas nagu keegi seda sellisel viisil teeb. Ehk siis tegelikult investeerimisfestival on täna maailmas unikaalne festival, kus nagu ka ärikonverentsi mõttes, kus on ärikonverents välja võetud kuskilt siseruumist ja pandud siis tegelikult loodusesse ja inimestele väga meeldib. Muidu me oleme eestlastena püüdnud nagu võtta seda, et nagu kõik peab olema konverentsis ja viks ja viisakas, siis investeerimisfestival on pigem see, et aga vahet ei ole, et äkki lähme nagu loodusesse, sest meile meeldib loodust, äkki teeme lõket ja äkki teeme sauna ja see on kandnud ja see on inimestele meeldinud. Et me ei ole nagu väga palju ise pidanud vaeva nägema, me oleme teinud seda, mis meie rahvale meeldib ja lihtsalt rääkinud sellest ka, mis neile meeldib ja hästi lihtne. Palju seal tänavu pileteid müüsite, oli 2000 või? Tänavu võttes arvesse kogu seda majandusolukorda on meil natukene üle 1500 inimese. Siis on ikkagi kõige suurem festival, mis kunagi on olnud, aga 2000 piiri me panime ette lihtsalt sellepärast, et meil sellel hetkel ei olnud suuremat telki. Meil on niigi seal Eesti üks suurimaid telke, 20 meetrit korda 50 meetrit telkus, mis mahutab 1000 inimest, et siis võib-olla isegi natukene rohkem. Aga sellist pole varem olnud, on ju? Nii suurt telki meie üritusel ei ole olnud, et siis
nüüd järgmine telk, mis veel on võimalik, on see, et tuleb Soomest mega suur telk, pannakse mingi kraanadega püsti, siis sinna võiks juba mahtuda rohkem. Et siis, eks näis, et kui inimestele meeldib, inimesed soovivad koos aega veeta, rääkida investeerimisest, siis tuleb ka see telk kunagi. Et mulle nagu tundub, me oleme sinuga vahepeal rääkinud ka, et see visioon, mis teil oli, et selle investeerimisklubiga, et algul proovisite ka erinevates linnades neid klubisid käima tõmmata, nagu neid frantsiise on ja et siis ma sulle hõikasin ka, et me proovime nagu seda aidata, et teeme midagi sellist see hetk on ju, et oleks sellised liikumised siin Viljandimaal nagu meil, et samamoodi Eesti inimesed saaksid jagada oma kogemusi rahatarkusest, õppida sellest ja mis sinu jaoks seal selle klubi kooskäimise juures on nagu kõige olulisem või mis sa oled näinud, mis nende inimestega mõned edulood, 10 aastat teiega olnud mõned? Kõige suuremad edulood on sellised, kus inimesed kohtusid investeerimisfestivalil ja nüüd täna on siis abiellunud. Ja lootust on siin. Ehk siis nagu siin nii mõnigi on öelnud, et investeerimisfestival on hea koht, kus leida endale meest või siis hea koht, kus ma tean ka ühte paari vähemalt. Nüüd on hea koht, kus endale leida ka naist, sest et meil on kogu aeg olnud nagu 50-50, et tegelikult väga palju naisi ja mehi ja kuidagi see keskkond on nii mõnus, et inimesed armuvad seal, et see on nagu peaaegu nagu tantrafestival, aga tegelikult on investeerimisfestival. Kälina on siin proovinud samamoodi midagi luua. Et mis see kõige suurem edulugu on need suhted. Need suhted, mis inimeste vahel luuakse, tegelikult on hästi intiimne keskkond. Konverentsiruumis sa saad sellise maski ette panna, käia tähtsa näoga, sul on lips ees, vaata, siis lood sellise illusiooni, et sa oled keegi teine, kes sa tegelikult ei ole. Aga seal saunas väikse napsu all, siis annad ühe lubaduse Madis Müürile, ega siis pärast nagu väga sellest lubadusest taganeda ei saa. Et tegelikult üks asi on muidugi see, et inimesed on loonud suhteid, aga teine on see, et on ägedaid ettevõtteid loodud, ägedaid projekte on loodud ja see siiamaani kogu aeg see moondub ja kogu aeg see muutub, inimesed tekivad uued ideed, inimesed saavad targemaks, kui sul kellelgi vabaneb kapital, ta soovib midagi teha, kutsub sind kaasa, kuule, mul on selline võimalus või kas sa saaksid mulle laenu anda. Ja see kogu see süsteem kogu aeg muutub ja läheb järjest nagu personaalsemaks, inimestel tekivad hästi tugevad ärilised suhted. Ja ma arvan, et see ongi see põhiline võti, et me kõik siin väiksel Eestimaal oleme tegelikult vennad ja õed ja sõbrad ja sugulased, kes kõik omavahel tahame teha mingit koostööd, et ühiselt seda siis maad siis nagu viljastada ja jõukaks teha. Ja siis see ongi olnud peamine nii-öelda sügavam mõte selle festivali taga, et luua neid suhteid, luua neid kogemusi inimestele, et nad saaksid ja hästi autentselt, hästi vabalt kohtuda inimesega, kes on finantsiliselt väga heal järjel ja kes on väga tark ja saab iga kell minna põõsa äärde temaga juttu rääkima ja võtta nööbist kinni ja arutada ja tuua nagu kogu see nii-öelda rahaline pool loodusesse. Mulle täpselt ma samastun sinu mõttega, et miks meiegi seda teeme ja miks me teid inimesi siia tahtsime tuua, et tekiks see sama tunne, kuuleks neid lugusid, saaks minna pärast Tõnise käest midagi küsida või tekib siin mingi muu arutelu mingite esinemiste ajal, et ei väga vinge. Aga te olete, ma küsin viimase küsimuse, siis ma lasen rahval küsida, et meil läheb mõnus hooga, et sa räägid väga hästi. Et investeerimisfestival kasvas nii suureks, et te pidite Äripäevaga diili tegema, et sellest oli kevadel uudis, et te peaksite nagu põhitööna seda tegema, et siis kuidagi andsite suurema rolli nüüd Äripäeval, et mis roll teil sinna jääb veel? Väga palju ei ole muutud midagi, et tegelikult Äripäevale ei ole see nii-öelda roll nüüd üle antud. Me oleme Äripäevaga koos ja investeerimisfestival on kasvanud. Me oleme Äripäevaga koos teinud juba 4 aastat seda festivali, võib-olla isegi rohkem.
ja tegelikult Äripäev ja investeerimisklubi on festivali teinud võrdsetel alustel koos, et me oleme koos panustanud ja meil on tuumiktiimis on 4 inimest. Kõik on investeerimisfestivali peakorraldajad, on Marko Oolo, Juhan Lang, Morten Merila ja mina. Ja see on olnud siis viimasel ajal selline põhituumiktiim, kelle vahel me siis kogu seda protsessi juhime. 2 inimest on investeerimisklubist, 2 inimest on Äripäevast ja siis niimoodi on see investeerimisfestival alati toimunud. Aga mis me oleme näinud, et me oleme investeerimisfestivalil Markoga 2 peale pannud kuskil 1000 tundi. Me panime sama palju Küllikesega siia see aasta. Arvutasin ära. Jah, arvestasid ära, umbes 1000 tundi, see tähendab, et umbes 500 tundi, 500 pluss tundi iga aasta oma töö kõrvalt, muude projektide kõrvalt me tegime investeerimisfestivali. Ja nüüd on kasvanud nii suureks, et see festival põhimõtteliselt, me saaksime selle festivali samamoodi teha. Me peaksime seda tegema peaaegu täiskohana, kui võtta arvesse, et meil on lapsed, meil on pere, meil on kõik see muu virvarr, mis ka veel ümberringi toimub. Et me peame kõige sellega ka toime tulema, et siis me nägime, et me enam ei saa investeerimisfestivalil sama efektiivselt juhtida, nagu me oleme seda varasemalt. Et kuna Äripäeval on olemas nii võimas tiim ja nii võimas kogemus, siis kõige loogilisem meeskond, kes saaks investeerimisfestivali nüüd viia veel järgmisele tasemele ja hoomata, hallata ka veel suuremat rahvamassi, et see on Äripäev ja see on olnud parim otsus, mis me oleme teinud. Ja Äripäeva tiim on seda varem juba ka teinud, et tegelikult ja tagasi tulles küsimuse juurde ka, et mis minu roll täna on. Minu roll on ikkagi see, et me oleme Markoga tuumiktiimis. Võib-olla natukene on shiftinud see, et põhiline vastutus ja põhiline nii-öelda organisatoorne vastutus on Äripäeval täna. Et meie oleme vahetanud Äripäevaga selle poole, et kui muidu oleme meie põhiliselt kandnud seda vastutust, täna on siis Äripäev kannab peamiselt seda vastutust ja meie oleme siis teisel pool, teeme teisi ülesandeid. Aga endiselt oleme niimoodi, et me saaksime ajaliselt ikkagi toimida ja ikkagi toimetada, et siis kõik toimib põhimõtteliselt samamoodi. Ja et ma arvan ka, et need teie näod peavad sinna jääma, et kuidagi founderid ikkagi sellel asjal, et see hinged. Et ma küsiks nüüd publikust, on võib-olla mõni küsimus tulnud vahepeal Tõnisele, et tõstke julgelt käsi, meil mikrofon tuleb teele. Jah, Artur kõigepealt ja siis seal jääb ka üks küsimus. Töötab. Tere Tõnis, ma ei tundnud sind ära kohe. Olen sind ainult Äripäeva fotodelt näinud. Räägi Singapuri asjast. Kuidas läks? Või mis sa nagu sealt Eestisse iseenda sees kaasa tõid? Singapuri ma tõin kaasa siis investeerimisfestivali tänases kujus. Aga Singapur oli hästi võimas kogemus, mida me Mikuga ette võtsime. Et seal on nagu mitu aspekti, osad on siis selline, et mis see andis minu nii-öelda isiklikule arengule, mis see andis minu vaimsele arengule. Sellest võiks siin rääkida mitmeid tunde, aga võib-olla peamine on siis see meeletu kogemus, kuidas luua hästi suurt sündmust, nagu täna on investeerimisfestival, sest et Singapuris meil oli ka umbes 1500-2000 inimest koha peal. Et see oli sama mastaabiga investeerimissündmus, nagu on täna siis investeerimisfestival. Aga seda me tegime siis 2 aastaga, 3 aastaga. Ja mis ma veel kaasa tõin, on see, et inimese võimetel on piir, kui palju sa suudad nagu midagi ära teha. Ma ei tea nüüd, kas see piir on mul mingisugune psühholoogiline või päriselt ka on mingi füüsiline ka piir, et kui ma oleks rohkem teinud, siis ma oleks võib-olla reaalselt surma saanud. Aga mis mul seal juhtus, oli see, et ma mingi hetk nagu üks näopool, ma olen sellest rääkinud ka, et mul üks näopool isegi nagu läks halvatuks, seal oli nii palav, mu toitumine oli hea, ma töötasin mingi 12-14 tundi päevas, iga päev
ja nädalavahetused kogu aeg olime selles asjas sees, et ma tundsin, et seda kõike kanda ja seda teha, et mul mingi psühholoogiline nagu barjäär tekkis, võib-olla ka mingi neuroloogiline ka, et ma ei tea täpselt, mis seal oli. Ja siis selle ma võtsin kaasa, et ärge nagu mingi hulluks, et tegelikult kõike on piisavalt ja aega on piisavalt ja küll jõuab, et ei pea kõike 30. eluaastaks ära tegema ja miljonäriks saama ja kõike mingi hulluks minema, et siis võib-olla selle tõin kaasa, et jah. Meil on seal veel üks küsimus. Tšau. Jah, sul on väga hea kõrvakuulmine. Ma ei tea, kuidas meil siin tänasel üritusel rahvas jaotub, et kui palju on neid, kes on juba alustanud investeerimisega, kes on nii-öelda juba kuskile jõudnud ja kes alles mõtlevad, et võiks hakata sellega alustama. Et see küsimus ilmselt... Aga küsime, see on hea küsimus. Kes ei ole alustanud, tõstke käed. Üks inimene, 2. Väga vähe on siin. Tõesti ka 3, 4. Okei. Alles alustanud. Ja. Ka mõned ja siis, kes juba tegutsevad rohkem kui aasta-paar. Okei. Ja. Ja siis minu meelest mingi 30% jäi hääletamata ka. Millega teie tegelete siis? See on mingi... Nii. Okei, aga siis küsimuse juurde, et kui sa nüüd vaatad enda teekonda ja sa oled kindlasti ka näinud paljude teiste inimeste teekonda kõrvalt, mis on see kõige olulisem faktor, mis siis, kuidas öelda, tõstab tõenäosust edu saavutamisel, mis puudutab investeerimist? Väga hea küsimus, ma lootsin, et ma saan sellest rääkida, et tuli küll midagi sellist. Põhimõtteliselt, ma ei tea, kellel võib-olla on selline nagu salakaval unistus saada miljonäriks või on see dirty secret, I would like to have $1 million portfell. On kellegi selline? Okei. Ja siis ma hakkasin mõtlema nagu, et mis on see minu intuitsioon või tunnestuslik, mida tähendab see, et saada endale siis selline, no ütleme tavaline keskmine inimene, et mida tähendab see, et ma saaksin endale siis sellise millise portfelli. Ütleme, et see on edu kriteerium. Muidugi juba varem tegelikult 100 000, 150 000-ga on sul nii hea finantsiline seis, et sa juba nagu tegelikult oled juba edukas, nagu me rääkisime enne statistikast. Aga siis ma mõtlesin korraks selle peale, siis mõtlesin, et mis mul pähe tuli, oli 60 000 tundi. Ehk siis selleks, et intuitiivselt, selleks, et saada miljonäriks, sul kulub 60 000 tundi. Ja osadel võib-olla läheb see kiiremini, seal lihtsalt on see, et sa oled targem ja teinud võib-olla targemaid otsuseid, aga keskmiselt inimesel, et saada miljonäriks, kulub 60 000 tundi. Ja mis asi on 60 000 tundi? See on 8-tunniseid tööpäevasid 20 aastat. Kui sa teed 10-tunniseid tööpäevasid, see on 16 aastat. Ehk siis 60 000 tundi on see, et sa saaksid miljonäriks. Ja see on nagu iseenesest mõistetav nagu stepping stone. Kui sa oled investor, finantsteekonnal liikuv inimene ja kasutad oma portfelli, sul on see mindset paigas, siis see miljon varem või hiljem juhtub. Aga kui palju selleks aega kulub, on 60 000 tundi. Ja milleks see 60 000 tundi nüüd jaguneb, on see, et sa paned 60 000 tundi sisse investeerimise ja finantsteemadesse. Ehk siis ükskõik, mida sa teed, sa oled täna siin, arvuta, mitu tundi sa siin oled, siis võtta sellest 60 000 maha. See on nüüd juba sa oled lähemal oma nii-öelda sellele 30 miljonile, mida sa tahad saada. Aga umbes, kui sa tahad kiiremini saada, sa pead arvestama seda, et sa leiad endale 8-tunnised töö, mis on finantsvaldkonnas. Siis sa oled garanteeritud, et 20 aastaga, kui sa lihtsalt käid tööl finantsvaldkonnas, enam-vähem õpid natuke juurde, 8-tunnised tööpäevad, 20 aastat, sa oled miljonär. Kui sa paned sinna veel juurde 8 000-le 3 tundi, et sa õpid mingeid investeerimisteemasid juurde, siis 15 aastaga sa oled miljonär. Kui sa paned sinna niimoodi juurde, et sa tahad saada 10 aastaga, siis pead arvestama, et 8 tundi teed oma finantsvaldkonnas tööd, 8 tundi õpid, teed oma ettevõtlust, oma investeerimist
portfellijuhid, mis iganes, seega paned oma 16 tundi niimoodi, et siis ärkad, sa saad 10 aastaga miljonäriks. Ja siis nüüd küsimus, et mis on see, mida sa oled nõus nagu ohverdama sellel teekonnal, et siis seda nii-öelda liikuda, et siis kus see balanss on, kui sa oled selline inimene, kes ei tunne emotsioone, sul on tugev närvikava ja sa ei tahagi tunda emotsioone, sa oled hästi analüütiline, sul ei ole vahet, sa võid rahulikult 16 tundi teha ja siis 8 tundi magada, 16 tundi teha, siis 10 aastaga ja kui sa veel saad häid suhteid, häid diile, sa võid saada varem kui 10 aastaga. Aga umbes minu see nagu see tunnetuslik nii-öelda see, et nii-öelda kui see on nagu see, kuhu sa tahad jõuda, see on 60 000 tundi. Aga et saada edukaks on palju vähem vaja. Et saada edukaks on vaja inimesi, on vaja tulla siia üritusele, et nautida. Sa teed igapäevaselt oma tööd, tunnikene kuulad mingit YouTube'i, käid YouTube'i mingit programmi, õpid, lähed mingisugusele kursusele, investeerid. Et juba see iga sammukene, mis sa teed, on juba edukusele lähemal. Eks täna kõik, kes siin on juba mind kuulavad ja kuulavad neid kõiki vägevaid esinejaid, siis te olete juba edukad, sest te olete juba teinud selle sammu selles teekonnas, et te olete juba heas kohas. No nii, kõik. Või sul ei ma võin sulle anda oma mikrofoni. Tundub nii, et patareid vist tühjaks saanud siin vahepeal. Aga me teeme... Need olid head küsimused ja see 60 000 tundi päris huvitav jääb mind kummitama. Ma küsiks lõppu siis niimoodi siia, et palju sa arvad, palju tunde sul tehtud on või mis sa portfellist või kus sa vaatad? Vot, väga hea küsimus. Et nüüd see 60 000 tundi, siis mina arvan, et minul on tehtud tunnetuslikult, ma ei ole seda mingit kvantitatiivset uuringut teinud oma tundide pealt finantsvaldkonnas, aga tunnetuslikult 20 tundi kuni 25 000 tundi. Ma olen täna seal. Me täname Tõnist ja kutsume siia meie abilised, anname üle Tšaaga koti ja oleme väga tänulikud, et sa siia tulid ja soovime sulle siis edu investeerimisfestivalile. Oota, lõppu võiks tegelikult siuke küsimine olla, kas pileteid saab veel sinna või? Paraku on investeerimisfestival sellel aastal välja müüdud. Küll aga kui te panete ennast ootejärjekorda kirja, siis mingi imekombel võib-olla saate, aga mingi investeerimisfestivali Facebooki lehele ja iga päev või päevas üle ühe päeva keegi paneb seal pileti müüki. Et kui te olete kiired, siis te saate endale selle pileti. Ja te neid mulginalju teate, jah? Ei, mina ei tea, nagu mul naine on see ajaloolane ja siis ma küsisin, kuule, et kas oli mingi mulgid olid ju eriti edukad ja edumeelsed. Siis tema rääkis mulle, jaa, mulgid olid edumeelsed. Te kasvatasite lina, eks ole. Linaga saite ju edukaks, väga võimsad. Enne see oli vist saari ajal. Ja siis oli mingi see, et mingi nali oli see, et mulk ikka lükkab kivi naabri maa ja mulk lehvitab niimoodi ja kuidas see oli. Seega teeme kõik mulgilehvituse nüüd. Aga jah, et see ei ole häbiasi. Ma arvan, et mulgid on kõige parem eeskuju säästmisel, investeerimisel ikka enda poole, pärast teistele.